Palju õnne tänase võidu puhul, et näha on, et sõit oli üpriski porine ja raske, et aeg tuli teil natuke üle 2 tunni. Kuidas sõit kulges? No kohe algul juba hakati kihutama seal esimesed siuksed singlid ja porilõigud ja siis juba tekkisidki nagu esimesed vahed sisse, et ma ei tea, mingi 10-kesi saime suht ruttu minema ja edasi sõitsime lihtsalt seal kruusa peal karusselli ja ilma mingite väga üritamisteta lihtsalt ühtmeelselt nagu sõitsime, et väga suurt actionit ei olnud, seal vahefinisseid vahepeal tehti, aga üldiselt nagu läks ikka sujuvalt. Ja kuidas sa ise nagu tunned, et kuna sa ju tegelikult treenid nii-öelda töö kõrvalt, et sa ju enam puhtad ainult rattaseljas ei ole, et kuidas täna selline sõidutunne oli? No tegelikult juba, ma arvan, eelmine nädal need maantee Balti meistrivõistlused siis, et sealt sai sükse päris tugeva tööpäeva alla ja nüüd see nädal algul nagu puhkasin ja tegelikult juba ütleme niimoodi, et eile juba tundsin, et kuule, et äkki päris hea jalg on, et mul on varianti nagu võidu peale sõita küll, et siuke mingi eneseusk tekkis järsku ja võib-olla see oli nagu lõpuni peas ka, et davai, et täna teen ära, et ja lõpuks ikkagi sain kätte, et sulle tänase võidu poole peale Eestikaid siin, kuidas tunne on? Aitäh! Täitsa hea tunne, selles suhtes ma natuke uurisin ka, et kas on kihutamisrada või ei ole, et kuna ma väga siin metsas ei sõida ja metsaratast ei ole, et siis gravel nagu sobis hästi ja tahtsin pingutada, nii et läks õige rada, õige etapp tuli õigel ajal. Aga kuidas sõit üldiselt kulges, et kuidas rada meeldis ja kas tehnika pidas vastu? No algusest ikka kohe Rein Taaramäe keeras peale piduliku gaasi põhja ja sealt läks päris uamiseks. Ma päris ennast punasesse ei ajanud, ma mõtlesin, et siin pikk sõit mees, et ja siis ma sain päris heasse punti. Siis ma arvan, meid oli seal siuke 20 meest pluss siis mina, siis me seal sõitsime. Ja raskeid hetki oli, aga ses suhtes midagi liiga hullu ei olnud, kui siis seal rajal seal kõige kaugemas punktis, kus oli see pehmem osa, siis seal väike punt läks hästi ära ja seal mul oli väga raske, aga õnneks hambad ristid hoidsin ära. Siis peale seda teadsin, et okei, nüüd enam muud ei ole, kui lihtsalt siin pundis ära istuda ja siis oligi 15 kilomeetri enne lõppu mul oli väike tehniline ja jäin pundist maha ja siis pidin viimased 15 kilti tulema üksi, nii et see oli kõige raskem osa, ma ütleks. Tänane napp teine koht, et peale siukseid pikki maantee Eestikaid, kuidas tunne oli? Tunne oli väga hea, vorm on ka väga hea, et ei teagi täpselt, millest puudu jäi. Aga ütleme, et maantee peal me näeme siin siiski rohkem, et kuidas sulle tänane rada oli ja kuidas oli üldse nii-öelda gravelit vahelduseks sõita? Üliäge oli rada ja kõik, et nautisin täna täiega.